Tere tulemast arvuti algkursuse sissejuhatusse. Selles videos uurime digitaalse kirjaoskuse aluseid ja arvutioskuste tähtsust nii isiklikus kui ka tööelus. Alustame põhitõdedest ja liigume edasi keerukamate teemade juurde. Kursuse käigus õpid kasutama digiseadmeid ja avastama erinevaid operatsioonisüsteeme nagu Apple ja Windows. Samuti saad teadmisi failide loomisest, Gmaili ja Google Drive'i seadistamisest ning haldamisest. Kursuse teine osa keskendub Google'i tööriistadele ja e-posti seadistamisele. Õpid looma e-mailidele silte, käsitlema manuseid ning kasutama CCPC funktsioone. Samuti saad teadmisi Google Drive'i ja teiste Google'i funktsioonide kohta. Wordi ja Exceli põhikursus tutvustab tekstitöötluse ja tabelarvutuse põhitõdesid. Õpid dokumentide redigeerimist, vormindamist ning valemite loomist ja kasutamist Excelis. Praktilised harjutused aitavad omandada vajalikke oskusi. Nutitelefoni ja rakenduste kasutamise algkursus keskendub praktilistele oskustele ja ohutusele. Õpid kasutama nutitelefoni olulisi funktsioone, suhtlusrakendusi ja kalendri haldamist. Samuti saad teadmisi digifotograafia põhitõdedest. Arvutioskuse tähtsus tänapäeva digimaailmas on vaieldamatu. Arvutioskus hõlmab teadmisi ja oskusi arvutite ja sellega seotud tehnoloogia tõhusaks kasutamiseks, ulatudes algtasemest kuni programmeerimiseni ja probleemide lahendamiseni. Arvutioskused on hädavajalikud, et parandada suhtlemist ja ühenduvust ning anda inimestele juurdepääs teabele. Need oskused suurendavad tõhusust ja konkurentsivõimet digitaalajastul, olles olulised nii isiklikus kui ka tööelus. Digiseadmed nagu lauaarvutid, sülearvutid, tahvelarvutid ja nutitelefonid mängivad olulist rolli meie igapäevaelus ja töös. Need seadmed on loodud suhtlemiseks, teabele juurdepääsuks ja meelelahutuseks. Lauaarvutid on võimsad ja mitmekülgsed masinad, samas kui sülearvutid pakuvad liikuvust ja paindlikkust. Tahvelarvutid ja nutitelefonid tagavad kiire ja mugava ligipääsu side- ja meelelahutusteenustele. Digioskused on olulised nii igapäevaelus kui ka töökohal. Need suurendavad tõhusust ja konkurentsivõimet, võimaldades paremat suhtlemist ja koostööd. Digioskused aitavad ka ülesannete haldamisel ja organiseerimisel. Digiseadmete kasutamine tõstab tootlikkust kodus ja tööl. Kiirsuhtlus, videokonverentsid ja e-post võimaldavad koostööd ja pidevat teabe jagamist. Kalendrirakendused aitavad ülesannete ja sündmuste ajastamisel. Operatsioonisüsteemid nagu Windows ja MacOS on arvuti riistvara ja kasutajavahelised vahendajad. Need haldavad mälu, protsesse ja salvestusruumi ning tagavad süsteemi turvalisuse. Windows ja MacOS erinevad oma paindlikkuse, ühilduvuse ja kasutajaliidese poolest. Windows on tuntud oma mitmekülgsuse ja tarkvara ühilduvuse poolest, samas kui MacOS pakub sujuvat integreerimist Apple'i seadmetega. Failide ja kaustade haldamine on oluline osa arvuti kasutusest. Failid on andmete digitaalsed konteinerid, samas kui kaustad aitavad neid organiseerida. Õige failinime kasutamine parandab juurdepääsetavust. Failide ja kaustade loomine ja ümbernimetamine on lihtne. Parem klõpsake töölaual, valige uus ja seejärel kaust. Sisestage nimi ja vajutage sisestusklahvi. Kaust on nüüd kasutamiseks valmis. Failide ja kaustade korrastamine aitab andmehaldust sujuvamaks muuta. Failide kategoriseerimine projektide või teemade alusel parandab juurdepääsetavust ja kiiret allalaadimist. Failide otsimine märksõnade või failinimede abil on tõhus viis vajalike dokumentide leidmiseks. Kasutage otsinguriba operatsioonisüsteemis ja sisestage seotud märksõnad. Filtrid aitavad tulemusi täpsustada. Failitüübid viitavad failide klassifitseerimisele nende sisu ja eesmärgi alusel. Iga failitüüp on seotud konkreetsete tarkvararakendustega, mis on loodud nende avamiseks ja redigeerimiseks. Faililaiendid annavad teavet faili sisu ja selle avamiseks vajaliku rakenduse kohta. Näiteks PDF-failid avatakse Adobe Readeriga. Õige faililaiend tagab failide õige avamise ja redigeerimise. Failide pakkimine ehk zippimine on kasulik mitme faili saatmiseks. Zip-kaust võtab vähem ruumi ja sisaldab mitut faili. Lahtipakkimiseks tuleb zip-kaust esmalt ekstraktida.
Failide pakkimiseks valige fail või kaust, parem klõpsake ja valige tihendatud, sipitud kaust. Lahtipakkimiseks avage sippkaust ja lohistage failid uude asukohta või valige Ektraktall. Nüüd, kui olete omandanud põhimõisted failihalduse kohta, olete valmis edasi liikuma järgmise osaga. Täname, et vaatasite ja loodame, et see video oli teile kasulik.